Tere hommikust Empowermenti webinari kuulajad. Mina olen Toomas Tanneberg ja alustame järjekordse Empowermenti webinariga. Ja meie webinarid siis on ühed jutud juhtidega, eriti kogemuslood, kus me siis kaasame väga ägedaid juhte, inspireerivaid juhte, mitte ainult kuidas juhtida ettevõtteid, vaid tegelikult anda ka panus ettevõtete kaudu riigi arengusse ja mida tegelikult saaks paremaks teha. Ja minu tänane saatekülaline on väga põnev inimene, kellega aastat alustada. Sest et aasta tagasi, 16. jaanuar ma alustasin aastat webinari teemal webinariga Veiko Veskimäega, aga täna mul on külas Risto Mäeots, Magnetic MRO grupi juht, pikalt toimetanud ja miks ma Risto palusin siia saatesse, siis Ristoga ma kohtusin juhuslikult 2009, ma arvan, et saime korralikult kokku ja ma coachisin Ristot ja õppisin ise coachiks tol ajal. Ja imet, kui ma täna vaatan, kuhu Risto jõudnud on, siis ma ütlen kindlasti, et see on juhus. Ja mis mulle Risto puhul meeldib, et ta on natuke selline, nagu ta ise kirjeldab ka, nagu mässumeelne juht ka, et eks me siis täna ka kuulame, et kuidas sellist mässumeelsust eestlasest leida, üles äratada ja mis on need viisid, kuidas tegutseda. Tere Risto! Tervist! Ma kõigepealt tänan, et sa said aega tulla ja tõin selle sisse mässumeelse, siis eile sa ka mulle õhtul veel postitasid ägeda pildi, aga selle juurde me täna veel jõuame ka, et mis iseloomustab, kuidas juht võiks olla ka teistmoodi oma käitumises olekus väga positiivset lugu tuues. Et täna me räägime, kuidas juhtida globaalset äri, aga just selles vaates, et mitte puhtalt mis tooted, teenused, asjad, aga just läbi juhi vaate, et tegelikult kuidas Eestis kasvada välja globaalseks ja mitte ainult mingit niši omades, vaid tegelikult sellist väga suure mõjuga ja selle mõju tagasi toomine Eesti riigile tegelikult selles mõttes. Et juhina oled sa tegelikult näidanud hästi süsteemset lähenemist, sa loed tohutult palju, ma tean, ja oled ka kõva spordimees, enesepiitsutaja mõnes mõttes, et selles mõttes hästi põneva juhi isiku tüübina ja täna me püüamegi aru saada siis natuke lahti mõtestada, et kuidas sina juhina oled üles ehitanud oma meeskonda tegelikult olla nii sellises maailmas, sellises äris tegutsev. Nii et, aga ma annaks, ja võib-olla üks asi veel, mis mulle meeldib, üks Tarmo Soomere tsitaat on, mis ma olen vahel juhtide puhul kasutanud ja Risto puhul sobib see väga hästi, et nagu ma ütlen, et ambitsioon võiks olla suurem kui elu ise, sest vaata muidu jääb elu seisma. Ja minu arvan, sinu puhul see nii on ka tegelikult, et sa ei väsi üllatavast. Aga ma annan nüüd sõna sulle, ja enne kui sa räägid veel endast, et tee natuke väikest sissejuhatus sellesse Magnetic gruppi, sest ma arvan, et enamus inimesi mõtleb, et remondivad lennukeid. Ma arvan, et see on isegi te ei remondi täna, te hooldate, aga see pilt on oluliselt suurem, et tegelikult see kontekst, milles sa tegelikult tegeled. Väga tänan, hea sissejuhatus ja ma tänan ka kindlasti selle 2009 aasta kohtumise eest, et see, et ma ka kuskile või siia täna jõudnud olen, on kindlasti suuresti kõikidele tänu ja ka tänu sinule, et see oli väga kriitiline aeg minu elus. 2007 aastal ma alustasin ettevõttes siis noore tehnikuna, insenerina, et siis kõik sellised kohtumised olid väga suure mõjuga, nii et aitäh sulle selle eest kohe sissejuhatuseks. Jah, et Magnetic tegeleb, väga õigesti ütlesid, et lennukite hooldusega ja lisaks võib-olla ongi väga hea, et sa küsid seda, sest et eestlased ikka sõidavad Tallinna lennujaamast mööda, näevad suuri angaare ja mitut angaari, et mõtlevad, et Magnetic tegeleb peamiselt sellega, aga tegelikkuses täna grupi suurus 850 inimest, räägime circa 150-160 miljonit eurot käivet, siis need angaarid Tallinnas teevad circa 40 miljonit, et protsentuaalselt siis ikkagi see äri, mis täna Eestis on kujunenud suhteliselt väikseks, et meil piiritagune tegevus on läinud suureks ja lisaks siis lennukite hooldusele me tegeleme lennukite varuosade ostumüügi vahetusega erinevates riikides. Kuni eelmine aasta üle 70 erineva riigi tarnisime varusid. Meil on isegi liisinguäri, liisime lennukeid, lennukimootoreid, lennukitelikuid, nii et paljud võib-olla ei teagi, et lennuk tegelikult koosneb kallitest detailidest ja võib olla nii, et kere kuulub ühele liisingufirmale, mootorid kuuluvad teisele, telikuid selle all kolmandale, et see on palju komplekssem äri. Oleme disaininud, tootnud lennukitehasele detaile, meil on selline väike tootmisüksus, et
ja rendime tööriistu, sellest on ühest meie rendiärist on kujunenud üks vaatad kõige suurema kasumiga äri üldse, et selle me alustasime orgaaniliselt 2014, et oleme teinud M&A-d, oleme Inglismaa ettevõtte ostnud, oleme Hollandi ettevõtte ostnud, nii et et see on väga põnev aeg olnud 2007 aastal circa 10 miljonit eurot käivet ja siuke 140 inimest, täna on siis 860 inimest ja ütleme peaaegu 20-kordne kasv, et väga põnev teekond on olnud. Siis need tooted on nagu muljetavaldavad, et sa ütlesid ka enne, kui vaatasime siin pilti ka, et lennukimootor on ju, et circa 20 miljonit eurot tükk on ju, et selline. Jah, võib kuni 20 miljonit selline uus Leap-mootor. Ja mis mulle nagu inspireeris ka nagu kuulates sind enne, kui me siin ütleme täna kohtume, siis oli ka see, et jällegi, et see hooldus, kui sa hakkad kuskilt äris liikuma, et kõik ei olegi planeeritav, sa tegelikult kasvad, sa näed, ehitad uusi suundasid, mis tegelikult toetavad sinu nagu põhiäri. Ja see on ju hästi muljetavaldav olnud, kus sa tegelikult ütleme sellise äri arendamise kasvamise juures te olete leidnud tooteid, mis pole kunagi nagu mõtteski olnud, aga täna on teie väga suured kasumlikud tooted, näiteks. See on ka jällegi näitab sellist hästi nagu avatud meelsust, kui sa globaalselt liigud, et sa pidevalt vaatad, kuidas sa tegelikult tagad selle jätkusuutlikkuse kasumliku kasvu põhimõtteliselt. Ja, nii on. Et oleksime me kinni jäänud tolleaegsesse teenusesse, siis tõenäoliselt me oleksime juba siit maailmakaardilt kadunud meie ettevõtte. Ma tea, kas pilt on meil olemas ka korra näidata, et seal pildi peal vist on üks mootori alus on, võib-olla tore sissejuhatus. Ja võib-olla hea, et kuulajad aru saaksid, et kõik teevad selles tõsises sektoris tõsist äri, kõik on kuskil kastides ja raamides kinni, protsessides kinni. Ja tegelikult ei osata näha võimalusi, et siin ekraanil on ka näha üks lennuki mootor ja lennuki siis mootori all selline lillat värvi konstruktsioon. Tegelikult keegi ei pane seda tähelegi, et selle nimi on engine stand ehk mootori alus ja seal 2010 peale seda meie omanik oli tol ajal Baltcap kohalik riskikapitali fond. Kindlasti suur tänu ka neile, et riskikapitali fondi all on mõnes mõttes põnev töötada, et nad on ka väga võimalustele avatud. Et me nägime võimalust, et keegi täna turul ei pakkunud sellist toodet nagu teenusena, et rentida saaks. Kõik need aastakümned lennunduses oli nii, et kui kellelgi oli mootorit liigutada punktist A punkti B, et siis seda mootori hälli nagu helistati sõbrale või teisel lennufirmale, et kuule, et laena. Ja seda ei olnudki nagu teenusena ja siis me 2010 peale seda hakkasime seda looma. Täna me oleme siis maailmas top 3 seas kõige suuremad selle teenuse pakkujad. Ta on meil kõige suurema kasumlikkusega äri, et võiks öelda siuke startup, et suure ettevõtte sees olev startup äriüksus, mis eeldab täiesti teistsugust juhtimist kui ütleme sellise tüüpilise lennuki hoolduse, et seal ei ole vaja nagu reeglitest nii kinni, ei tohigi olla, muidu see nagu sured ära. Et see on võib-olla hea näide, siukene meie enda equity story sees tekkis uus equity story ja ma siin paar aastat tagasi naljatledes ütlesin majas sees, mis ei olegi enam üldse nii nalja, et sellest äriüksusest kasvab suurem equity story ja väärtus, equity väärtus kui Magnetic Group üldse ise. Ja vaikselt me oleme selle poole teel, et see äriüksus võib kasvadagi täna meil kasvab nagu suuremaks kui grupp. Jah, aga vaata, see on üks näide, aga teil on näiteid rohkem, aga vaata nüüd küsimus, aga mis selleks vaja on ettevõtte siseselt, vaata, see ei ole niimoodi, et see algab ka juhist ju, see ei olegi kuskilt, et tegelikult see on üks osa nagu selles kultuuris, kuidas sa juhid, kuidas sa annad selle ootuse alla, kui me näeme nagu võimalust, oleme julged, nii-öelda, nagu McKinsey on öeldud, be bold ütlevad suured, et see kindlasti algab juba sealt, et ka sinust kui juhist on ju tegelikult ikkagi, et millise niisuguse ootuse, mõnes mõttes vabaduse, mingite väärtuste kaudu sa annad, et see on nüüd jätud käitumine, mida inimesed juba tunnetavad, kuule, et me võime teha seda. Ilmselgelt see on näha, et sa oled oma valdkonna spetsialist, sa juba oskad küsida nii, et sõna vabadus käis läbi ja tuleb kohe meelde Patty McCord, et freedom and responsibility, et sa ei saagi üle reguleerida, sest et siis kohe innovatsioon sureks ära, et mõnes mõttes sul on vaja natuke sellist mässumeelset kultuuri samas pehmete liivakasti äärtega, et päris nagu liiga mässumeelseks ei lähe ja meie äris on see veel eriti delikaatne, sest meil on äriüksused, kus tegelikult kaalun inimelud ja seda kõike tehes, ütleme, sest mässumeelset sisse tuues, sa pead seda suutma teha nii, et kunagi see on number 1 prioriteet, et see kuidagi nagu ära ei hajuks. Aga ma arvan, et mis nagu on üks võib-olla
suur mure või väljakutse ja noh, Eesti ettevõtteid ka vaadates, et kus ma siis üritan nagu olla võib-olla teistmoodi, ma ka mõtlesin pikalt, et mis siis see on, et kõik me käime konverentsidel, loeme raamatuid ja arendame siin BI tööriistu, AI-d ja nii edasi, nii edasi. Et meil on niivõrd palju mõõdetavaid elemente, mida me kõik mõõdame, aga tihti palju olulisemad on need mitte mõõdetavad, intuitiivsed ja subjektiivsed tunnetepõhised otsused, mida kas siis ei osata teha või kardetakse, sest vaata, kui lihtne on teha, noh, ma ei tea, cockpit view sul või mingi BI tööriist näitab, et sul on, ma ei tea, EBITDA languses ja nüüd ma lähen ja hakkan inimesi lahti laskma ja nii edasi, on ju, et jube lihtne on minna, näed, data ütles nii, nüüd me tegime otsuse. Aga kõik ju tegelikult ka juhtimisõpikud räägivad, võtame, ma olen suur fänn Jim Collinsile, et noh, näiteks Level 5 Leadership räägib seal headest isiklikest, nii-öelda individuaalsetest tugevustest, tiimioskusest, aga see level, selline X-factor of truly great leadership on humility. Aga kuidas sa mõõdad humility't, on ju? Ja sellest tegelikult me ei räägi. Või räägime seda, et see Seali kontseptsioon või Hedgehog kontsept, mis tema nii-öelda uurimustööst välja tuli, on ju, et seal on selline asi, et do what you are passionate about. Nagu tere talv, kuidas sa mõõdad what you are passionate, kuidas sa mõõdad kirge, on ju? Ja ma täna tegelikult ütleksin nii, et ma olen Magneticus üritanud delegeerida kõik igasugused data teemad, BI-d, asjad, protsessid inimestele, kellele meeldib see, kes on selles hea. Ja ma üritan ise olla selle nii-öelda tunnetusliku teemade peal, sest tegelikult seal juhtub fun, seal kasvavad võimalused, sest need inimesed, kes on selle kastis ja selle graafiku taga, nad kahjuks ei näe sealt kaugemale ja ma olen võtnud endale selle vastutuse ja ma arvan, et seal võib-olla, sealt hakkabki see meie edu pihta. No, võt see ongi see eestvedamise pool just, et kuidas me nagu veame eest, et mis meil selleks nagu vaja on, numbrid ütlevad ühte keelt, sa paned täna sellesse käitumuslikku poolde, kuidas me selle nii-öeldakse organisatsiooni siseselt käitumuslikult loome selle nagu võimalus, et tuues sisse just see kontekst, et inimesed loovad väärtust, vaata. Et kui me räägime, et inimesed loovad oma rollides väärtust, siis ongi, et kui sa paned inimese õigesse rollidesse, siis ongi kirega töötab, ega me käime tööl selleks, et ise õnnestuda isiklikus elus, on ju. Aga kui see nagu töö pakub talle tohutult kirge, on ju, ja see üks väärtus on, ma arvan, et see sisemiselt, kas ta on kirjas või ei ole, ma isegi tea peast, siis see on nagu hästi oluline, see just nagu inimlikkus, vaata, me tihti unustamegi ära, et me vaatame nagu hästi nii-öeldakse raamis, on ju, ja see on võib-olla üks asi, mida ka juhtidel kindlasti nagu mõelda, on ju, et kuidas tuua just see niisugune intuitiivne pool ka rohkem sisse, vaata, et see tunnetuslik, see tuleb ka kogemusega, vaata, et see ei ole, et ma niimoodi arvan nüüd, see ei ole arvamus, vaata, et see on ikkagi selline ma ütlen kogemuslik tunnetus ja sa vaatad pidevalt kraadid ju, kuidas organisatsioonis nagu tervis on, temperatuurid. Nõus. No meie nagu, ma olen väga nõus, et see on erinev tegelikult selles organisatsiooni kultuuris, et seal ei ole see, et kirjutame nüüd raamatut, kuidas seda tunnetuslikku poolt, kindlasti ka paljud kuulajad, vaatajad mõtlevad, aga kuidas ma nüüd saan seda poolt tugevalt. See sõltub ka hästi palju, ma olen väga suur diskmudeli fänn ja meil majas sees ka täiskohaga coach, mu enda initsiatiivil kunagi toodud, täiesti just tõin eesmärgiga, et performance coaching ut majas sees nagu täiskohaga arendada, aga tema meil viib läbi ka diski ja noh, täna ma tean, et mul juhtkonnas domineerib D, ma ise olen DI ja seal on nagu omad head, omad vead, D-kultuuris on tihti see, et me tegelikult lähme läbi seinte, aga seal tuleb ka palju nagu müra ja mürki, et ka need, kes ei ole teed, need saavad palju kannatada ja sellega võib pidevalt tegeleda, aga samas see kultuur viib hästi edasi ja ütleme, teekultuuris selline tunnetusliku poole arendamine käib hoopis ühtemoodi kui näiteks IIS või noh, teistes kultuuris, et kindlasti juhid, alustage sellest, mõistke ja saage aru, on ja mis teil seal täpselt toimub, et mis personality tüübid teil seal on, eks, et kokku töötaks väga hästi põhimõtteliselt päeva lõpuks. Jah, et kuidas ongi, kuidas sa nagu high deed nagu lahti murrad, on ja tema juurde sa ei lähe on ja paia silitamisega, vaid lähed sellega, et prove yourself, et tee talle midagi ära, näita, tõesta ja siis ta on sinule nagu A ja O on ja samas lähed kellegi teise juurde on hoopis teistsugused, seal võid teha võib-olla paia silitada ja öelda, et paar head sõna ja siis ta ongi sinu jaoks avatud. Juhtimispõhimõttest, mis on veel sellised, kus sa nagu täna ütled, et need on asjad, mida sa oli juba tegelikult osad põhimõtted tulevad välja, kuidas sa juhid ja kuidas sa vaatad, et mitte ainult data, vaid ka intuitiivselt, aga mis on veel midagi,
need asjad, millest sa hoiad kinni, vaata, mis sa tead, et kui sa lähed inimest juhti värbama, tegelikult sa tõid välja ka, kui me siin enne eelnevalt vestlesime, et kui sa juhti värbama, et mis on hästi nagu oluline. Nad inimesed ka tihti, et kui nad teavad, et sellesse ettevõttesse tahan tulla, seal oma karjääri üles ehitada, tegelikult juba teab, et millega ta peab valmis olema millekski. Ta ei lähe nii-öelda, et ma lähen nüüd sinna, mis ma hakkan vaatama, mis juhtuma hakkab, on ju. Ta teab, et ta läheb kuhugi kultuuri, ta peab kohanema sellega, et seal edukas olla, et mis on võib-olla need põhimõtted, mis sa kindlasti pead nagu hästi oluliseks, et toime saada sellises nagu ettevõtte juhtimisega, mis 21 riigis tegutseb. Ja, et mulle väga meeldib selline statement nagu genes load the gun, environment pulls the trigger. Ehk geenid laevad relva ja keskkond vajutab päästikule. Mis see siis nagu tähendab minu nii-öelda maailmas on see, et palka suhtumist, mitte oskusi. Ja sest, et oskusi on alati võimalik õpetada, suhtumist on väga raske. Saab, aga sul lihtsalt ei ole selles tormilises kasvus võimalik käest kinni kõigiga käia nagu lasteaias. Ja muidugi, kuidas sa suhtumist palkad, see on muidugi väga keeruline ja jällegi intuitiivne, tunnetuslik, millest me oleme rääkisin, miks ma olen ka selle suur fänn. Et see on kindlasti üks, et me palkame suhtumist, mis kõlab mõnes mõttes väga, kuidas öelda, lennundus, kus kõik peaks olema nagu doktoritel ja kirurgidel, et CV on ja mida me ka vaatame, ärge valesti aru saage, kindlasti me ei lase lennukite juurde hea suhtumisega ka rumalaid inimesi, aga lisaks sellele hästi oluline, palkame suhtumist, et sealt see kõik pihta hakkab, et see on võib-olla üks sükene asi, jah. Aga see mulle praegu ei meenus, et vaata, see on hästi oluline suhtumise juures ka see kohanemine, vaata, kui ma tulen muust valdkonnast, siis see suhtumine ka, et mul on võime kohaneda, et mul on see suhtumine olemas ja ma tegelikult pingutan, teen ise nii palju, et ma selle suudan selle valdkonna selgeks teha. Tegelikult sa näed seda, on ju. Sest ma täna arvan, et me Eestis kogu otsimegi inimesi, kui ma vaatan, on ju, ja nagu palkame juhte, siis mulle tundub, et see tasakaalukaus on just seal pool, et tohutu spetsialist pead olema, tohutu valdkonna tundja pead olema, on ju. Aga päeva lõpuks meil ikkagi juhime inimesi protsessi. Ja, ma võib-olla kõlan siin nii, et kõik Magnetics töötab ideaalselt, meil on väga palju probleeme. Aga meil on, ütleme, üks asi, millega kümpi oleme pannud, on see, et jah, et see inimeste sisse toomine oli täpselt see, et mida ka palju kindlasti on paljudele probleeme, et me paneme ta sinna kas või sinna angaari tehnikute vahel ja nüüd uju või upu, see ei toimi täna, eriti praeguses generatsiooniga. Me oleme tegelikult ikkagi valinud välja inimesed, kes võtavad nad vastu, tegelevad nendega, et hästi oluline ja samamoodi, et vanasti me otsime võib-olla inimesed neid juhendama, kes olid kõva CV-ga, see ei toiminud ja nüüd me hakkasime nagu suhtumise põhjal võtma, siis on nii, et meil on näiteks mingi ainult aasta aega ettevõttes olnud noormees või naisterahvas, kellest on saanud siis nii-öelda mentor nendele uutele tulijatele ja mis näitab seda, et jällegi tal on väga hea suhtumine ja vot sellega sa suudadki tuua teistest valdkondadest inimesed ja nad adapteeruda. Alguses on see mahuefekt kindlasti, et kui sul on vale kultuur, siis sa õpetad ka uutele valet. Kui sul on juba see, et sul on piisavalt kriitiline mass sellist nagu magnetikulikult mõtlevaid inimesi, siis me suudame ka need paar tükki, kes tulevad nagu ära kräkkida ja sisse tuua. Et ma näen, see toimib täna, et kindlasti see õhkkond on nagu paremaks läinud. Aga mis on veel võib-olla põhimõtetest, et see suhtumise teema, aga selles mõttes ma ei taha öelda, ma olen kindlasti suht kõrge empaatiaga, kohati isegi võib-olla liiga, et võiks olla agressiivsem. Et mõnes mõttes ma näen, et see on ka minu nõrkus, et mul on probleeme nagu vahest võib-olla liiga karmi tagasiside andmisega ja ma kipun võib-olla, et kui keegi peaks juhina tulema Magneticusse tööle, et mida teda nagu ees ootaks, ma näen seda, et ma võiksin olla otsekohesem, et ma hästi palju ootan inimestelt seda, et täpselt ongi see, et juhtidelt vähemalt uju või upu ja ma nagu usun sellesse palju. Sest tagasisidestamisest, millest palju räägitakse, et see on selline teema, kus ma võib-olla olen ka natuke mässumeelne, et tippjuhtkonnas ikka kõike tagasisidestada, siis lähevad ka väga kiiresti suusad risti, et see tundub minu jaoks ka väga delikaatne teema. Ja paljud organisatsioonid kindlasti seda 365 ka ei pea vastu, et oleme ka seda teinud, oleme ka reha otsa astunud, et ka meil on ikkagi parandamist veel palju, et see, ma juhina pean sellega kindlasti tegelema, et see tagasisidest paremini osata nagu, kui ma näen oma juhid lähevad ikkagi natuke valesti, siis ma kipun, on juhtunud case, kus nad
lähevad liiga kaugele ja siis ühel hetkel ma lõpetan söösuhte lihtsalt ja võtan järgmise. Aga võttes tagasiside puhul on hästi huvitav, et mida me kasutame ja rakendame, see on hästi oluline vaata, tegelikult see välja, et vaata, mõni võib-olla mõtleb, et see on nagu karm või nii edasi. No öeldakse, et karm ja õiglane, kui öeldakse ka vahel, et see vaata, Kim Scott on väga hästi öelnud ka, et vaata, sa oled nagu nõudlik. Minu arust see on hästi oluline, inimesed mõtlevad, et mis ta nüüd, jälle norib või midagi, mõtlesin, ei ole see nõudlikkus, vaata nõudlikkus, me oleme kokku leppinud, kuidas me asju teeme, kuidas me liigume mingid rutiinid ja mingi süsteemiga. Meil on nõudlikkus, meil on nagu see avatus meeskonnas, on üksteise suhtes nõudlikud, on ju, aga samas me oleme ka hoolivad üksteisest, vaata, ei ole lihtsalt nagu paugutage, nagu öeldakse, vaid me tunneme üksteist, me teame üksteist, oma harjumisi, käitumisi, tugevusi, aga me läbi selle nõudlikkuse nagu nügime üksteist ka edasi. Ma arvan, et see on see pool, et see on selline, kuidas seda edasi viia, seda kultuuri. Eesti ja minnes väljapoole seda globaalset poolt juhtimisega, et mis on see, kui palju see ise, nagu vaata, sa ütled nagu eestlane, et võib-olla samagi, et natuke seda, me räägime tagasihoidlikkus, nagu Madis Abaks, tagasihoidlikkus on voorus, aga ilma selle saab paremini hakkama, on ju. Et kui palju see ise nagu juhina, kui sa liigud nagu 21 riiki, tohutu multikultuursus, kus ise näed nii-öeldakse juhina rahvusvaheliselt, et kus sa nagu ennast võib-olla kas muutma või kuidas ma ütlen, nagu arendama pead, et sa tõid tegelikult ka nagu eelnevas vestluses välja, et ei ole nagu mässumeelsus, aga ikkagi jah, mingisugused omadused, kus sa ütled, et väikest kohanemist on vaja vaata. Just. Ma arvan, et ta vahest vaatad tagasi oma karjäärile või tehtule või kui mingid aastad, ükskõik töö või tööd välised, siis ikkagi mõtled, kuradi palju rumalaid asju ma tegin ja valesti. Ja siis on mingid asjad mõtled nagu, et kuidas ma ikka nii tarka suutsin panna. Mul on üks asi, mille ma väga uhke, ma mäletan kunagi üks ajakiri Eestis küsis mu käest lugu ja siis oli suhteliselt algusaastatel, kui ma juhiks hakkasin ja siis see pealkiri mul tuli, et selleks edukas olla, tuleb ego alla neelata. Ma vaatan seda pealkirja siia maale, kus see tuli, mis muga juhtus, et ma omast arust ei olnud siis nii tark, ja ma vaatan tagasi, nagu see siia maale peab paika. Kõiki neid ärisid teistes riikides juhtides tuleb alustada sellest, et mine sinna nagu, mõnes mõttes nagu, ütleme, mis puudutab sinu nii-öelda tausta, et nagu go with man without identity. Ole nagu valmis nendega adapteeruma ja esimene sinu vaenlane on su ego. Et see tuleb nagu alla neelata. Et sellest hakkab pihta piiritagune juhtimine. Teine asi, alati me mõtleme, et me oleme kõige paremad, kõige targemad, laieneme globaalselt. Nüüd ma kindlasti panen siit siis tõenäoliselt ka Eesti juhi seda osakonda juhtima. Ei, kõige suurem viga. Jah, pane ta sinna, kui sa lood näiteks uut piiritagust tiimi, nii-öelda eyes and ears, et ta vaatab, mis toimub, aga hästi kiiresti proovi leides kohalik hea juht. Ja sellega me oleme nagu 10-sse pannud, et meil on täna Miami's kontor, järgmine reede lendangi sinna, käin nende juures seal, võtan tiimi kaasa, lähme ka Miami maratoni tegema ja siis on korvpalliturniir, lennundusfirmade korvpalliturniir USA's, me oleme ise ühed korraldajad, et siis seal on USA kutt juhib Malaisia kontor, kohalik inimene, nüüd Indiasse avasime esimese sükse rakukese, on kohalik, hästi oluline on see kohalik ja see kohalik võtab ka kindlasti seda, et kohe, et mind usaldatakse ja mulle pannakse vastutus. Jah, sa võid, et sa saadad siit nii-öelda peakorterist oma inimese nii-öelda silmi peal hoidma, mida ma ka olen teinud, ma ütlesin, meil majas coach, ta on mulle hästi lähedane, ma saadan vahepeal teda, et mine sinna ja vaata, mis toimub ja mõõda temperatuuri. Et need jah, et see võib-olla see ego teema laienemisel ja see läheb ego teemaga kokku, et kiputakse, et me avame kontori Saksamaal, paneme sinna Eesti inimesed, ei unustage ära, et see ei toimi. Ta võib olla tiimis, aga küsimus ongi, et oma mees Havannas, nagu öeldakse, kohalik inimene peab tegema. Liisingäri juhib ka sul tegelikult, sul on ka Britt on jällegi, et ikkagi, et see on see sama, et meeskonda ehitades globaalselt, see on hästi multikultuursus. Mis ma olen nagu tähelepanud, ongi täiesti uskumatu, võtame ka Leedu on ju olnud kuningriik Inglismaa ja sa tunnetad seda siia maale, et nad on kuningriik. Et sa ei saa kuidagi minna nagu üleolevalt sinna. Meil on Hollandis ettevõtte, mis teeb liinihooldus 160 inimest. Samamoodi hollandlaste juurde lähen ma, kui ma ei ole grupi tegevjuht, siis ma olen hoopis teist rolli kannan ja käitun hoopis teistmoodi, et see ikkagi adapteerun päris palju. Väga raamat Culture Reach Strategy, või pealkiri vähemalt on ülihea, eks seal sisu on ka üsna hea. Culture Reach Strategy
for lunch ja nii on. Juhina, et sa oled ju ise natukene selles mõttes, kas mõtled natuke võib-olla mässumeelne on ju, et selline, sa üritad nagu vaadata asju teistmoodi ja viia ka nagu ärisse asju sisse, et võib-olla selline su enda kultuur, et viimane asi, mis sa nagu tõid, vaata sa oled öelnud, et Patty McCord oled lugenud jälginud jällegi, et sa ei saa üle olla mässumeelne on ju, sa pead nagu jälle tasakaalustatud olema. Et kuidas sa nagu seda nagu tasakaalustad ka, et vaata vahel on see, et sa ütled, et startup'e teed, et vaata sa nagu üle ei lähe sealt, et viimati eile sa nagu, võib-olla saab pilti ka näidata korra, eile sa öeldakse avata ägeda Ankaarima on ju, jällegi midagi, mis sa tood öeldakse kahtepidi sisse, ühelt poolt enda käitumises juhina ja teiselt poolt on ju, et Ankaar ei pea olema nagu igav on ju, vaata, et sa ei ole ka väike Ankaar ja paljud on näinud, kes lendanud või et jällegi, et võib-olla mis peegeldab sinu nagu juhiga käitumist, palju see annab nagu ettevõttes, sa näed sisse sellist nagu, kas ma ütlen sellist nagu vabadust või vabadust, aga sellist nagu vau, et kuidagi kergendust, et kuule, me võime nagu mõelda teistmoodi, et sa oled eeskuju ju. Me viidame töö juures rohkem aega kui oma lähedastega või tihti kodus, eks, et vähemalt teadlikku aega, magame kodus, aga ütleme teadlikku aega on töö juures rohkem. Ja see peab olema nagu hea fun keskkond ja ma arvan, et sealt see kõik pihta hakkabki. Ma tahaksin mõelda, et ma ei tee tööd, vaid see on mu elustiil. Sest et mulle meeldib see sektor, mulle meeldib, ma tunnen nagu ülimat alandlikkust, et mul on võimalus töötada nagu maailma tipptehnikaga, mis ongi kannab inimesi ja mõnes mõttes ka meie selline statement on see, et we help aviation, help the world, et need lennukid, mis me korda teeme, aitab inimestel kohtuda, aitab, ma ei tea, organidoonoreid transportida, aitab abielupaari kokku viia, et see on tegelikult väga oluline missioon, mille nimel me nagu pingutame. Et selles mõttes ma kogu aeg mõtestan seda, et it's a lifestyle, et mul tõesti, ma armastan seda, mis ma teen, et ma lähen ka täna 15 aastat hiljem, sealt Ankaarist läbi, kui olen käe vastu seda lennukit, mõtlesin, vau, et milline au. Ma väga siiralt tahaksin, et paljud inimesed leiaksid enda elus sellise nagu kutsumuse, et ma olen selles mõttes üliõnnelik inimene, et ma elan siin riigis, meil on ikkagi rahu ja et mul on võimalus seda teha. Ja ma arvan, sealt kõik see hakkabki pihta, et tuua seda teistele ka seda arusaamist, teistes positsioonides olevatele inimestele, et see ei peaks olema job või selline töö, on ju, et see võiks olla selline veits lifestyle ja fun. Ja ma arvan siin, kui nagu tegevjuht, ma ei tea, kas või avab seda Ankaari ja läheb nagu ülid riigitud, täna ma olen nagu veits overdressed, et lähen ikkagi oma tehnikute juurde ja ma samastun nendega või näitan ka, et nad ei pea olema lipsuga kaamera ees, vaid ma olen pea peal hoopis. Ma arvan, see paneb ka neid teistpidi mõtlema, kui päris crazy vend on. Mõni mõtleb, olengi võib-olla sooda peast, aga las nad mõtlevad. See lõhub barjääre, vaata, see on natuke selle see on see humility, see lõhub selle barjääri ära. Lõhub barjääri ära, absoluutselt. Jälle kihid on ju, vaid teeb pulli ka, aga see on jällegi, aga samas sa oled nagu nõudlik, see suhtumine kõik nõua. Ja ma teen seda sellepärast, et ma olen nagu mõnes mõttes vihane või kuri, et tegelikult maailm ei appreciate või ei hinda neid inimesi, kes mul on, nad istuvad seal tumedates kastides, angaarides, kinnine territoorium, keegi sinna ligi ei saa. Piloote kõik näevad, ma ei tea, arste kõik näevad, aga siis on need kutid, need tüdrukud, need naised, kes töötavad nagu supertööd ja ma tahaks nagu sellest välja murda. Ma ei saa teha klaasist angaari, keda kõik näevad, mida ma teha saan, on see, et ongi, et davai, paneme sinna mingid laste pildid uste peale, mis on jällegi, nagu ma ei kujutaks ette, et Lufthansa tehnik teeb seda, sakslased, et nende jaoks on see nagu mis lapsed ja mis lennundus. Aga meil on värvimis angaari peal pintsliga tüdruk, eks mõni võib mõelda, et näed, ei saagi oma tööga hakkama, mis on nagu fine line, et kui me teemegi halba kvaliteeti, siis mõni hakkabki seda mokkima, et näed, et lapsed värvivad, et ei saagi tulla kvaliteeti. Et see mõnes mõttes nagu ka selline enesekriitika ja sa pead olema nagu ikkagi õiget joont pidi käima. Aga jah, et see on see võib-olla see tagamõte, et ma teen seda oma inimeste jaoks, et nad ikkagi maailm näeks neid, tunnustaks neid. Ja see on see jälle, et kui näed viga laita, tule ja aita, et me kõik kirume, et meil ei ole tööjõudu, inimesed ei taha tulla, ja teised sektorid varestavad inimesi meilt ära. No meil on sama probleem, me ka ei saa kätega töötama uut generatsiooni sinna angaaridesse, aga ei saagi, kui see on see suhtumine, et me peamegi näitama, et see on fun, et see on vägev, see on prestiižne töö, ei ole mingi õlinäpud, vaid on nagu kõrgelt haritud spetsialistid vastutavad elude eest. Ja kõik need pildid, need igavad kastid loovad nagu ongi,
näed seda pilti seal ukse peal, juba hakkab mingi uudishimu, mis asi see on. Sa hakkad looma teadlikkust hoopis. Absoluutselt. Ja ma võin olla see tööstusharu tola, kes seisab pea peal lihtsalt selleks, et näitab, et maailm hakkakski rääkima, et näed, kõik räägid Michael O'Leary'st on ju, Ryanair juhist on ju, et me kõik kirume teda, samas tänu temale me saame odavalt lennata. Ma võin olla lennunduse ja hooldusärisse tola, kes seisab pea peal. Southwestid ja kõik USAs alustasid, nad tegid ka täiesti absurdseid asju, ütlesid, et tulid lennukisse, istusid maha, odav lennufirma. Stewardess avas soolapähkli pähki, ütles, et take it and pass it. Et see mõtleb, et mis mõttes on ju. Et küsime tualeti eest lisatasu, kui raha ei ole, siis ei saa vets. Ja ma arvan, et vaata, see ongi seda uue noore generatsiooni toomine võib-olla sellisesse nagu strictly või piiratud, reguleeritud on ju niisugune ala on ju. Sa oled seda teinud täna ja seal on ka akadeemia ju. Ja me lõime oma kooli, sest et ei tulnud noori peale. On olnud riiklikult rahastatud koolisüsteemid, aga ütleme jällegi, teised sektorid, pangandus, IT teeb nii head tööd noorte meelitamiseks, et meil lihtsalt jäänud muud üle, et lõime oma kooli ja et võtame siis inimesi ise ja lõime oma põhimõtted sinna kooli, et see töötab väga hästi. Meil on ta küll 2 aastat toiminud alles, aga juba 2 aastaga on 30 edukat inimest seal. Et selle üle ma olen väga uhke ja väga rahul, et meil on ka oma kool Magnetic Akadeemia, et aeg-ajalt me avame uusi lende, et kõik, kes on huvitatud, me võtame suht madala lävega, et keskharidus, inglise keele oskus ja õige suhtumine. Just õige suhtumine, tehniline huvi oleks, et siis saab tööle ja meil on väga häid näiteid, kus on tänavalt tulnud inimene on täna lennunduses väga kaugele jõudnud ja ma julgen siinkohal ka öelda, et on tegelikult väga kõrgelt tasustatud töö, ja läheb järjest kõrgemaks, sest et kätega töötavaid inimesi on puudu ja eriti sellised, kes mõistavad ja julgevad lennukite peal teha kiirid otsuseid. Ambitsioon on teil vägev ja sa oled öelnud, et ka kui see oleks adminimine, sa tuleksid ära, sest sa ei saaks seal olla, sa tunned, et sa oled nagu piiratud ja sa oled juba ehitanud ettevõttega selliseks, et ta toimib hästi. Aga et sellise ambitsiooni puhul, mis on vaja, et meeskond õnnestuks? Just ma räägin juhtmeeskonda, kui mõtleme, et kui suur see juhtmeeskond on? Grupis on ju... Mul on 6 äriüksust, kes on tegelikult, võiks öelda, nagu Eesti mõistes ikkagi minitegevjuhid, et nad juhivad siis oma äriüksuseid 6 ja siis lihtsalt tugiüksused sinna juurde, circa 4. Arenguvestlusid, mul on endiselt natuke palju inimesi, aga mul otseselt 10 inimesega pean täna arenguvestlusi, võiks olla väiksem see arv. Aga ma saan hakkama, et kuna ma olen väga keskendunud sellele, et ma tegelen ikkagi inimestega, aga jah, et 6 siis äriüksuse juhti, jah. Et sa küsisid, et kuidas... Kuidas nagu õnnestada, et meeskond õnnestuksid sellise ambitsiooni saavutamisel, arvestades ka seda, et milline juhi tüpaažilt sa nagu oled, et mis sa nagu ise näed, et see oli hästi olulised. Ja nüüd ma võib-olla liiguksin natuke tagasi selle poole peale, mis ma mainisin, et ma võib-olla ise väga ei armasta teha, aga ma muidugi teen seda, aga ma kasutan hästi palju kogenud tugevaid inimesi, on see protsesside pool, et et meil on selline 5 aasta vaade, väga selged goal'id, me üritame mitte üle 3 eesmärgi anda, väga suured sellised eesmärgid, kui üle läheb, siis üldiselt siis see ei õnnestu. Üsna regulaarne raporteerimine, nad tunnetavad seda distsipliini ja minu sõnum neile kogu aeg on nii kaua, kuni see osa toimib, siis on teil täielik vabadus. As long as you do things legally, siis on teil vabadus ja nad naudivad seda ja ma näen, kuidas nad naudivad selles mõttes, et ma ei tea, mul varuosa üksuse inimene ütlebki, Risto, ma tunnen, et me peaksime avama kontori Malaisias. Ja tõenäoliselt on 3 kuu küsimus, kus meil on juriidiline keha nagu Malaisias, et paljudel seda ei ole. Paljudel kindlasti ettevõtetes seda ei toimi nii. Aga üks hästi oluline asi, et kui me teeme uusi asju ja julgustada neid tegema uusi asju, võib-olla elust enesest näide, et ma olen kogu aeg tahtnud rohkem agressiivsemalt siseneda ka näiteks aircraft teardown ehk lennukite lammutamise äri, et võib-olla kuulajatel, et lennuk on 20 aastat vana, siis seal peal komponendid võivad olla ka täitsa uued mõned, sest et elu jooksul vahetatakse neid komponente välja. Ja, et ostamegi näiteks liisingu ettevõtte portfooliost 5 vana lennukit, hindame kõik varud ära, seal on 1000 varusid ja toomegi välja seal, et enda jaoks teeme raporti, et näed, kere on küll 20 aastat vana, aga seal sees on niivõrd palju veel väärtuslikku asju, ostame need lennukid ära, teeme tükkideks ja need tükid taastame või lähevad uuesti turule. See on tavaline äri.
aga ma näen, et see on väga kompleksne ja näiteks juht ei julge seda esimest sammu teha. Ja kus ma nagu võtsin ka selle kaasa, võib-olla selle mõttelaadi ja on see, et USA-s on selline asi nagu Skunkworks oli, et USA valitsus lõi sellise tiimi, kellel paluti siis nii-öelda sellise külma sõjaaegu, et luua siis maailma tipptehnikat, millega saaks siis vaenlase vastu, kui vaja on. Ütleme, enamus täna lendavat tipptehnika on selle tiimi poolt loodud, võite guugeldada Skunkworks. Ja seal oli selline juhtimispõhimõte, et mu tiim, nagu juht ütles niimoodi, et mu tiim julgeb kõiki asju teha, sest mina võtsin vastutuse. Ja see on see hästi oluline asi, et ikkagi vaata, kui sul on hea toimiv meeskond, siis olenemata kui hea see on, nad kardavad sind petta austusest, nagu, et sa pettuksid nende nendes, et nad teevad vea. Ja sellega olge ettevaatlikud, et ikkagi kui esimene suur projekt, olge ise juhina ka sees ja öelgegi, et ma võtan vastutuse, kas täielikult või osaliselt. Näiteks me praegu olemegi tegemas nüüd, ostsime 2 lennukit Ameerika Ühendriikides, millel me teeme siis seda lammutust ja ma ütlesingi, et kui läheb nihu, mina vastutan, teeme esimese ära, õpime ja siis juba ma tahan, et see üksuse juht teeks seda ise edasi nagu süsteemselt. Sa annad talle kindlustunde. Just, et ma arvan, et see on see, mis on julgustanud Magneticu juhte tegema neid asju, vajadusel eksima, sest me eksime koos ja ma väga otse ütlen neile seda. Tuleb öelda, nagu see ei ole nagu osakultuuris, sa ütled, teeme selle lükke, avame engine standi jaama Hongkongis ja teeme seda koos, ma võtan vastutuse. Ja kui see juba toimib, siis see nagu orgaaniliselt väljud sealt ja juht hakkab ise võtma seda vastutust. Et seal muidugi jah, et öeldes, aga kas ei ole jagatud vastutus, et siis nad ei võtagi mille nimel vastutust. Ei, see on jälle selline tunnetuslik, mida me enne rääkisime. Ta on mõnes mõttes natuke selline, ta on nagu coach'id või juhid teda, ta kasvab sinu toele, õpib nagu kõndima, või mingi asja ära teguda, mul on see kindlust on olemas, usaldus olemas, võime nii edasi minna. See julgus katab ka teisi, see distsipliinid, mis sul on ja ütled, sul on see vabadus, sa annad juhtidele vastutus loomulikult ja vaata need samad juhtimis nagu rutiinid, et sul on öeldakse väga sellised koosolekud, kuidas me raporteerime, saame kokku. Vaata, ega see ei lase sul ka nii-öeldakse juhtuda olukorral, et vahel keegi kaob ära kuhugi oma mingi asjadega. Et tegelikult te kogu aeg kokku saate kokku, teil on nii-öeldakse see rutiinid toimivad ja te näete, kuidas uusi asju nagu luuakse, nagu tehakse. Et selles mõttes vägev. Sa oled olnud väga ka erinevate, mis mulle meeldis, mis ütlesid, et vaata see ise õppimine. Üks on see, et sa oled väga kaua lugeja, sest kui ma sinu juures käisin ka kontoris, siis raamatukapp oli sulle muljet avaldav ja see tegelikult juhtidel on hästi oluline lugemine. Tegelikult sammutad, mitte see, et kõike rakendada, aga tegelikult avab su maailma, et proovida. Aga teine on see, et õppida ise juhtide käest, kes on sind juhtinud. Ja sul on väga eriilmelisi juhte olnud. Sa ütlesid ka, et sa oled saanud ikkagi nii-öeldakse nagu otse näkku ja juhid, kes on olnud nagu konsultandi poole pealt ja täitsa nagu aviation juhid olnud ka. Et mis võib olla too 1 või 2 asja välja, et mida sa oled õppinud, olles ise nii-öeldakse juht, kes õpib, mida õpib ja areneb rolli. Kui ma 2007 liitusin ettevõttega lennukitehnik ja siis oli meil selline, tol ajal oli juht selline lennundustaustaga, hästi lennundus inimene ja riskikapitalistid tulid sisse, Baltcap tuli sisse ja siis hakkas selline hästi dünaamiline liikumine ja seal ka minu karjäär hakkas kiiremini edasi liikuma ja juhid vahetusid. Ma olen olnud kokku 3 juhi all. Nendest esimesed 2 olid sellised hästi sektorist. Siis 3. juht tegelikult on see, tänu kellele ka Magnetic on suuresti seal, kus ta on. Et see ei ole kindlasti nagu absoluutselt mitte nagu minu story. Tema oli see, kes pani mulle nii-öelda piltlikult öeldes nii-öelda, ma ei tea, vastu pead kolksu, et nagu kippusime ka need eelmiste juhtide tõttu hästi nagu vaatama nagu sektori põhiselt ja olimegi nendes selles kastis kinni ja siis tuli juht, kes oli tegelikult mitte sektorist, ei olnud üldse mitte lennundustaustaga, kes oli selline ärikonsultandi taustaga ja tema avas nagu maailma nagu täiesti uue nurga alt, et näiteks ma mäletan neid esimesi diskussioone, kus ma mõtlesin ka, et juba tean juba kõiki asju ja mul on 2 juhi all olnud ja siis ta tuleb ja võtab nagu siukse värske view, et võtab kogu selle lennundussektori sektordiagrammina lahti ja ütleb, et näed, lennunduses kuulutatakse, ma ei tea, $65 miljardit aastas, et lennukid õhus hoida. Sellest 17% on lennukite angaari hooldus, see, mida me teeme, ainult 17%.
aga miks me ei tee seda ülejäänud, mis ülejäänud on? Ülejäänud on 32% on mootorite hooldus, varuosade äri 23% ja nii edasi. Sa vaatad seda sektori diagrammi ja sa mõtled nagu Jesus Christ, nagu me mõtleme kõvad tegijad, me teeme ainult lennukite angaari hooldust, on ja lisaks veel meil on vale öelda, et me oleme osa sellest 17%, sest et lennukid tulevad tavaliselt hooldusesse umbes 2-2,5 lennutunni kauguselt, ehk siis me oleme ikkagi piiratud. Me kõik lennufirmad, mis on 2,5 lennutunni kaugusel, on optimaalsed kliendid. Aga samas, kui see varuosa äri, siis ei ole vahet, siis saad varuosa müüa ka 10 lennutunni kaugusel. Ja sealt see nagu hakkaski pihta siuke väga fresh view, et ma arvan, et selline, see andiski mulle ka selle mõiste, et Risto, et ja need sektori inimesed ja need graafiku inimesed kipuvadki liiga kinni jääma oma mingi paradigmadesse. Ja see, mis vaade nagu tuli just selle juhiga, et ma sain, ütleme jah, et väga-väga kõva õppetunni. See avatus on ju, aga mudeldada natuke teistmoodi, mängida mingi stsenaariumitega ja see poolda, aga sealt oled selle üle võtnud. Tegelikult väga hästi nagu rakendanud, tegelikult on see õppimine. Raamatutest rääkides, ega tegelikult, mis on ka ütleme juba kogenud juhtidel hästi palju vaja, on seda, et tegelikult neil on väga palju vastuseid peas olemas, aga neil on vaja sellest nagu kindlust ja nad korra loevad seal läbi, mul oli õigus. Ja siis see nagu annab rohkem entusiasmi juurde, kindlust juurde seda asi ära teha. Kas mittesektori inimene vaata vahel ka on, kui see coach või see on nagu arengupartner vahel võib olla, aitab, sul on vaata kellega sparrida, vaata. Ta tegelikult, nagu spordis sa teed väga hästi nagu sina isegi on ju 2009, mina lennundusest, ma tegin esimese samme, sina kogenud siis juhtimisalal, et siis oligi, et tegelikult see ongi see, sa pead laskma sisse ettevõttesse sellist sektori välist vaadet. Ja vaata, tookord ka, nagu sparrisime, sparrid ära nagu spordiski, lähed nagu boksiringi sparrid, on ja sa õpid, ja sa lähed tagasi, saad mingi kindluse. Tihti, kui sa oma inimesega sparrima lähed, siis sa tead, et sa võib-olla mingis raamistikust, juht mõtleb nii avatult, kuidas ma nüüd talle ütlen, et kuule, ja pane nii edasi, äkki pärast oled, et mina ütlesin veel, aga kui sa oled väljaspoolt inimese, siis sa tegelikult saad mingi vastutus ise, on ju, sest sul on kelle vastu tegelikult oma ideid kontrollida, mõtteid avada. Et kui sa tõid selle, et kui sa võtsite tervikuna vastutuseks, mul üks repliik vahel oli, et ja siis kõik koos vastutasime, et teeme midagi uut pöörast, 2004 vist, et kui me ühte Eesti pangandusgruppi siin 5 aastaga kasumi 2000 kordistasime, seal sama küsimus oli, et ega me ei teadnud, kas toimib. Aga me leppisime juhtide ja omanike kokku, et me koos võtta vastutuse. Kui ei toimi, õppimine, ei ole keegi süüdi. Teeme teistmoodi. Õnneks meil läks kõik hästi. Aga vaata, see suhtumine andis hoopis teise kindluse ja vaate, hoopis julgemalt minna peale, mitte ülemäära riske võttes, aga ikkagi hoopis teine vaade ja vabamalt minna. Et sa loed palju, ma ütlesin ka, et kuidas see ennast ütleme, et kas ennast vormis ütleme, et vaimselt et raamatud, inimesed, ja teine pool on sport, kus sa tasakaalustad, ütleme, kindlasti on. Ja, absoluutselt. Mulle väga meeldib, ma järgin seda põhimõtet, et distsipliin on enesearmastuse kõrgem vorm. Ja mida see nagu siis tähendab, on see, et millegi ohverdamine homse nimel, et ma täna näen vaeva homse parema minapildi nimel. Ja jah, ma tegelesin kunagi või varasemalt hästi intensiivselt motorspordiga, nüüd ma keskendun triatlonile ja ma olengi avastanud selle, et see on selline nagu teatav meditatsiooni tüüp, et kus ma lähengi vorm nii-öelda, et ma lähengi, olen tundide viisi kuskil rajal ja ma tegelikult unustan ära, mis ma teen ja mõtlen nagu muid asju ja aju saab hapnikku, ja hea on olla, et väga paljud vastused saan nii-öelda peas paika, et tead, see on see, mida ma teen. Ja see oli muu põhjus ka, et ma üritasin nagu leida enda jaoks, mitte see, et mul mingi kirglik nagu ma pean seda tegema, mul oli oluline, et ma leiangi väga süsteemne lähenemine oli, et leida ala, mis võimaldab reisida, võtamegi mingi võistluse kuskil maailma, kus iganes otsas, saan pere kaasa võtta, lastele annan nagu hea sellise nii-öelda eeskuju, et näed, et paps on aktiivne, samas reis, sport, kõik kokku, kõik tundus nagu nii ideaalne ja tegelikult nii on ka, et see viib mind väga kohtadesse, kus ma pole käinud ja ma naudin seda. Ennem kui ma jõuan veel sinu, ütleme, et tööst tulenevalt ja sinu isikust tulenevalt sellise ambitsioonikus ja soov parandada maailma, on ju,
ega nagu majanduse suunal ma korra küsin, et sellise kiire väikse testi teeme, mida me tavaliselt küsime ka, et kui heas vormis on vaata MRO juhtmeeskond, kui ma kuulan siin, siis ma ütleks, et see vorm on hea, aga eks seda vormi saab veel parandada ja küsin, mis need on. Tavaliselt me kasutame seda PowerScore'i nagu metoodikat, kui küsime, et selgus öeldakse eesmärkides ja kui hästi meeskond on joondunud, on ju, me usume ühe asja nimel, siis me küsime, siis me räägime, et selgus rollides, õiged inimesed teevad õigeid asju, on ju, õigetes rollides ja kolmandaks on juhtimisrutiinid, me tegelikult sa rääkisid ka, et teil on väga süsteem paigas. Et kui sa nüüd hindad need kolme seda osa, ütleme, et selgus eesmärkides ja selline joondumine, et 1-10, et kui kõrge sa ise tunnetad su meeskonnal on? Ja ma arvan, et need eesmärgid täna ma paneksin mitte väga kõrge hinde tegelikult mingi 6-7 piires. Et millest tuleneb on jah see, et meil on ikkagi täna väga dünaamiline nagu aktsionäride seltskond ka ja sealt poolt ikkagi on ka teatud ootused ja meil on tegelikult väga kriitilises perioodis täna, et täna siin, kui ma istun, et meil ka positiivses mõttes kriitiline positsioon, et meil ka käib selline võimalik aktsionäri vahetus ja selle kaasneb alati hästi palju selliseid natukene võib-olla ebaselgust ja tegevjuhina on see nagu hästi oluline roll hoida, eks kogu seda sellist selget nägemist ja teed on ja sellistel keerulistel aegadel. Et eks see natukene võib-olla toob seda alla. Muidu ma väidan, et see protsess läbi on kindlasti seal, ma arvan, julgelt 7-8 juures täna või pigem 6-7. Sest vaata, see on see koht, kus sa oled öelnud ka, et vaata, et jällegi, et miks need vahetused on olulised, need liigutused, et kui sul on soov areneda, kasvada, siis sa pead ka tegelikult erinevad muutusi tegema, ettevõte liigub ühest omanikust teise struktuuri. Aga selgus rollides, et õiged inimesed õiges rollis teevad õigeid asju, kui sa mõtled, kuidas sa seal hindad? Ma nii palju ütlen vahepeal, et vaatajad saavad tegelikult sama ka tegelikult ise oma ettevõtte kohe läbi teha. Ja, ma paneksin 7. 7? Ta on väga kriitiline, enesekriitiline. Jah, olen väga kriitiline. ja ma küsin kolmanda ja selgus, ütleme, et rutiinides kokkutöötamises. Ja selles ma paneksin 8. Nii, mis on 7 korda 7 korda 8. Mis meil tuleb siis? 49. Üle 300 või? Jah. Et tavaliselt öeldakse, et kuidas millest alustada? Et parimad ütlevad on 700, on ju, aga ma arvan, et sa oled selles mõttes väga niisugune positiivselt enesekriitiline ka ja sa näed nagu arenguid seal juures. Aga kui ma ütleksin, et millest liikuda, siis võib-olla esimene jah, see ütleme, et omaniku struktuuri ja see pool eesmärgistamine, aga mis sa ise näed, et kui tõenäoliselt öeldakse, et kõige madalamast numbrist nagu tuleks alustada, teeme ühe asja kohe korda, et hoida seda tasakaalu, seda meeskonna arengut, me peame vaatama kogu aeg, et selgus eesmärkides, selgus rollides ja selgus, ütleme, et kokku töötamises, võrdselt areneks, vaatame taburetile 3 jalga, üks on 3, ülejäänud on 10, ega püsti ei seisa. Aga rollides, mis on, mis ütleks, et kõige olulisem asi, mis peaks ära tegema siis? Ja ma arvan, et kõige olulisem asi on see, et küsida ka minu kolleegide käest, sest et üks põhiline lause, millega majas ringi käin, on see, et only the paranoid survive. Ja ma arvan, et see ütleb ka, miks ma niimoodi hindan, et ma olen väga enesekriitiline, enda suhtes väga nõudlik, armastan distsipliini. Need on kõik sellised hirmutavad sõnad, eriti kui me räägime täna uuest generatsioonist, nii et nende sõnadega peame olema ettevaatlik, et distsipliin ja nii-öelda paranoia. Healthy, tervislik paranoia. Aga midagi praktilist, mis sa ütlesid, et õigetes rollides õiged inimesed teevad õigeid asju, et kus sa näed seal sellist? Ja ma arvan, et ma murran ikkagi sellega päris palju pead ja rakistan sellega, et see sama teema, mille juures me peatusime, et rahvusvaheliste äride juhtimine, et ma suudan leida ikkagi inimesi, kes mingi piirkonna juhtimise mõttes on väga tugevad, aga sellist nagu globaalse vaatega on sellega nagu raskusi ja mul tuleb teha nagu võib-olla rohkem mõõndusi siin, et näide, et me siin oleme veel üks väheseid sellise rahvusvahelise haardega ettevõtted, meil on peakorter Eestis, me teeme kõik otsused siin ja siis ikka orgaaniliselt otsid juhte on ju Eestist. Aga nii on, et ega palju meil on Eestis tegelikult tippjuhte, kes on juhtinud ettevõtteid, kes teevad 70 riigiga äri. Ja siis skoobi tunnetus puudub. Kuidas? See skoobi tunnetus väga tihti puudub. Absoluutselt ja sa jääd nagu hästi kinni nagu siia kastis ja siia kohalikku regionaalsetesse probleemidesse ja ka see elu ümberringi ka ei aita, avad õhtul teleka ja nii edasi. Muide, mul televiisorit ei ole, et see ka aitab mind. Et
et ma arvan, et siin ma pean tooma mõõndusi ja mis ma tegema peaksin, on see, et mitte panema siin kohaliku inimese mingit globaalset pilti vaatama, vaid ikkagi liikuma nii-öelda multinational corporation struktuurile lähemale, kus on ikkagi kohalikud regioonijuhid. Mul on see tegelikult taskus ja sahtlisse struktuur ka olemas, kus siis ongi jagame ära, et meil on Euroopa mingi regiooni tegevjuht, meil on Ameerika Ühendriigid ja meil on näiteks Aasia turg. Ja Aasias ongi, täna mul on tsentraalne kommertsjuht Euroopas, siis ongi nagu selle USA või Ameerika tegevjuhi all on Ameerika kommertsjuht, sest et tema teab Ameerika kommertsi paremini. Ja täna seetõttu ma näengi, et ikkagi kasv Euroopas on nagu suur, aga teistes regioonis väiksem, sest ikkagi turundus lähenemine Aasias on hoopis teine kui Euroopas. Müük, et ma täna olemegi liikunud sinna, et nüüd tuleks see lükke meil ära teha. Selle lükke tegemisega kaasneb kindlasti nagu lisa suured kulud, see struktuur muutub veits hierarhilisemaks. Et ma kindlasti teen seda, aga selleks võiks eelnevalt meil see equity nii-öelda müük ära toimuda. Aga ma selles mõttes teadvustan, kus see probleem on, selles mõttes, et aga ma olen kriitiline, ma tean, tänane süsteem on hakanud nagu suurusele jalgu jääma. We have outgrown our structure. No täpselt, sa vaatad nagu pidevalt jälgitagi, et kus keskkond muutub, kuidas ambitsioon, kus areneda tahad ja nüüd on küsimus, kuidas organisatsioon kohandub, on ju, et see ei ole nagu aasta kinni kuskil, aga sa tead väga mingid eeldused tuleb ära teha, see omaliku struktuur see pool ja nüüd sa tegelikult ehitadki, aga jällegi, et sul on ambitsioon või tuua, sa tead, kuhu minna, on küsimus, et kellega, kuidas ma seda teen tegelikult. Palju naelapea pihta, et kui sa küsiksid küsimust nii, et nagu, et meil ambitsiooni võtaks ära ja jääks sellise suurus, nagu me oleme, siis ma arvan, et numbrid oleks kõrgemad. Aga kuna ma vaatan ette ja siis ma näen, et tegelikult seda ette vaadates see praegune struktuuri teeb, siis ma olen nagu kriitilisem, et selles mõttes, et nagu hea point, et see ambitsioon on see, mis tegelikult ei lasegi seda pool panna 10-10, et ta nagu, jah. Ma teen kiire lõpus siin kannapöörda nüüd sa tõidki, et seda näha nagu laiemalt ja sa oled nagu ka kirglik ja nagu pühendunud ikkagi Eesti fänn, selles mõttes, et kuidas Eestis saaks parem olla. Sa oled kaubandustööstuskoja juhatuses, sa oled loonud lennundusklastri ja ma arvan, et see ilmestab ka nagu tõelisi liidreid, mitte ainult juhte, vaid ikkagi pühendunud, on organisatsioonile pühendunud, ise endale pühendunud perele, aga näen, et ma annan midagi tagasi, mitte lihtsalt, võtab põhimõtteliselt selline nagu majanduslikku, kui ma ütlen selles, kuidas on, et filantroop on ju, aga see on nagu selles mõttes nagu oma oskuste poolt, et kuidas siis nagu, et mis on need kohad, kus sa ise näed, me vestlesime pikalt sel teemal ja täitsa muljet avaldava, mulle meeldib, kuidas sa nagu näed, positiivne vaade, et kuulge, ärme virise, et hakkame nagu elama, et võib-olla siin nagu lõpuga mõned sõnumid natukene seda, kuidas sa ise nagu globaalse juhina näed, kuidas me võiksime ise nagu palju paremini siin nagu hakkama saada tegelikult. Ja, et ma ei taha kuidagi suure mehe sõnu vähendada, aga I have a dream ja mu suur unistus on olnud kogu aeg see, et vähemalt selles sektoris, kus ma tegutsen, et Eesti saaks ka osa sellest megatehasest. Ma viitan siis näiteks Airbusile, mis on Euroopa tootja, et Eestis võiks olla ka mingi komponendi või detaili tootmine. Ja kui ma hakkan vaatama tagantpoolt ette või eespoolt taha, kuidas sinnani jõuda, siis on mingisugused sellised lükked või tõmbed, mis on vaja ära teha. Ja üks asi, millest tuleb aru saada, on see, et igas tööstusharus, ja metafooriliselt ütlen praegult, sest see sõna war on nagu vale nagu tänases kontekstis ja tänases maailmas, aga aviation is war of nations, not single individuals or companies. Ja me võime öelda ka selle kohta nagu laevandus on sõda riikide vahel, mitte üksikute ettevõtete indiviidide vahel. Ja siin on vaja ka sellist poliitilist tahet ja tõuget. Nii, nüüd ma võiksin käsi rinnule taguda, kirjutada artiklit, kui halb valitsus meil on, see oleks vale, mida me palju teeme. Me nagu kipume kiruma, et kui halb valitsus on. Kui ma nüüd olen võtnud selle rolli, et ka kojas üritan aidata kaasa lennundusklastris meie otsustajate silmi avada, siis tegelikult on see, et kui ma päriselt lähed küsima ettevõtjate käest, need samad, kes kiruvad, et mis me siis teeme, siis tegelikult täna on valitsuses inimesi, kes on noored pealehakkajad, kes on nõus kuulama ja tegema, aga kui ma küsin, siis tegelikult ei osata öelda. Aga väga konkreetseid asju on vaja. Ma näiteks oma valdkonnast võin öelda, et selleks, et tuua rohkem tähelepanu Eestile, rohkem kapitali lennundusest, alustame sellest, et Eesti peaks olema Kaplinna konventsiooni liige. Nüüd on kohe nagu valitsuses, kas ma saaks eeldada, et Eesti valitsusliikmed teavad, mis on Kaplinna konventsioon? Ei tea, sest meil ei ole nagu selle sektori taustaga inimesi seal. Mina olen see, kes peaks selle neil selgeks tegema. Me tegelikult täna oleme jõudnud faasi, kus Eesti on nagu tõsiselt selle nimel töötamas, et me saamegi äkki Kaplinna konventsiooni liikmeks. Ma ei lähe detailidesse, mis see konventsioon on, aga lihtsalt nagu as a matter of fact nii on.
ja see käib kõikide sektorite kohta, nii et see on võib-olla see üleskutse ja mida ma ise kogen ka neid organisatsioone vedades, et ja noh, klaster sai loodud selleks, et näidata, et lennundus on palju enamat kui Estonian Air või Nordica või reisijate vedu. Lennundus on suur tööstusharu, see on mega fun, lennundusel läheb maailmas väga hästi. Täna on 27 000 kommertslennukit maailmas, 10 aasta pärast on 36 000. Need ei ole mingisugused eelduslikud numbrid, need on reaalsed tellimused Boeingule, Airbusile. 9000 lennukit tuleb maailma juurde, aga juba täna see 27 000 lennuki hooldamisel või toodete tarnimisel on väljakutsed suured. Ja see on see koht, kus tahaks ka nagu osa saada sellest sektorist riigina, sest et noh, näiteks koja andmetel, kojal on 3500 liiget, 80% liikmetest on ekspordi tarneahelas teisel või kolmandal allhankija positsioonil. Te olete esimesed. No me oleme esimesed, on ju. Aga selleks, et neid kolmanda koha omasid saada teisele või isegi teise koha esimesele, ongi vaja neid suurlepinguid. Ja need suurlepingud tihti tulevad läbi poliitilise kempluse ka. Täpselt. Ja kui meil Eestis näiteks ei ole lennufirmad, kes tellib näiteks 200 uhiuut lennukit, Saksamaa näiteks tellib Lufthansale 200 lennukit, siis kaldkirjas pannakse ostulepingusse sisse, et ka mingi tootmine peab Saksamaale tulema. Ja ma olen näinud aastate jooksul, kus nagu mingi tootmise hange läheb Saksamaale. Ma küsin nagu, doesn't make sense, see ongi poliitiline otsus. Nüüd Eesti ei telli 200 lennukit, aga on muud asjad, mida Eesti teeb. Ja vot see on see koht, kus ka meie nii-öelda ettevõtlussihtasutus või poliitilised otsustajad võiksid jõulisemate teesidega sisse sõita. Vot see on see koht, kus Jim Collins Level 5 Leadership, Humility is the X-Factor. Eestlased on alandlikud või nagu tagasihoidlikud ja humble. Me oleme liiga humble, et ärge unustage. Jim ütles ka seda, et humility combined with ferocious will, desire, et eestlased, et kurat, see säde kõhus nagu pange see põlema ja küsigi julgeid asju, et seaduslikult partnertehinguid pole justkui lubatud, aga neid tehakse ja vot see on see, mille nimel ma nagu võitlen, et tuua mingisugune selline suur hange, suur võit ka meie riigile ja me kõik saame rikkamaks. Ehk vaata, see ongi see, et me juhtidena suudame ikkagi näha, tuua välja neid kasusid, tugevusi, mis Eestil on, ja tegelikult kuidas me tugevusi hakkame võimendama tegelikult, et küsimus on, kuidas panna juhid, nad on valmis panustama, pane juhid enda kasuks nagu tööle, ütleks ka, et me otsime täna kogu aeg, kus me võime kokku, kus me teeme raha, aga me ei võta ju tihti nagu ettevõtjaliku vaadet, et kus meil nagu revenue tuleb, me otsime nagu uut kasvu, vahel finantsjuhid on ka ühed need, kes hoiavad kulusid kokku, teised otsivad nii-öeldaks kasvuvõimalusi ka täpselt samuti. Mulle, mis meenub, et sa praegu tood, et mäletad ju, kui Laari valitsus alustas, see olid noored mehed ju. Tegelikult Eesti on nagu start-up ju, tol hetkel. See on nagu start-up ettevõte, aga me ei teadnud, kuidas teha. Ja tol hetkel ma õppisin ülikoolis Hollandis, läksin panka tööle, Rabobanka, väike pank 40 000 inimest, on ju. Kasutame Rabobanka. Jah, väga äge. Et siis Rabobankas, siis ma loen nagu seda Economisti pealkiri, kaanepilt, Rolling Estonians. Et see on nagu Rolling Stones, Rolling Estonians, on ju. Et tegelikult näitas, et selline nagu saa nagu ettevõttes, selline vaade või selline kultuur tegelikult aitas meil natuke kartmatult tulla välja sellest, kus me olime. Kas ma oleks jätkanud seda orgaanilist rada, aga me tegelikult pidime mingil muutuse nagu tegema ja see oli selline, ma olen hästi positiivne, et natuke kogenematus, mis andis teatud hulljulguse, aga seda ka tasakaalustati hästi, et vägev, et meie aeg on otsas põhimõtteliselt väga äge vestlus, ma arvan, võiksime veel siin pikemalt rääkida, aga kindlasti me räägime omavahel, et ma ei tea, kas mõnel vaatajal äkki on üks küsimus Ristole? Jah, et vist on aeg läbi ka, aga kui on küsimus, siis võib küsimus esitada, me vastame, saame kirjalikult vastata. See on kindlasti ka järelkuulamises, kuulake, ma arvan, et siin on kindlasti ägedaid mõtteid ja millest nii edasi liikuda. Ja mis ma tooksin siin nüüd lõpus välja, mul on üks äge raamat Risto sulle ka, et CEO Excellence ja kuna ma su kappi vaatasin, ma nägin, et seda ei olnud. Ei ole. Ja siin on maailma ühed parimad 200 juhti, kes nagu räägivad, kuidas McKinsey'le, mis on need võimalused ja valikuid juhtida ja leadership'i parandada ja ma arvan, et aja küsimuski järgmine edition ilmub ja siis sa oled ka äkki siin sees. Et selle raamat. Suured tänud, ma väga täna oli meeldiv vestlus. Ja lõpus väike üleskutse ka empowermenti poole pealt, et tutvuge meie kasvukiirendiga, et see on see, kus me toome nagu ettevõtteid kasvukiirendis, et avastada, leida see võimalus, kuidas siit oma kasvuvõimalused leida
koos nii-öelda juhtmeeskonnaga ja siit nagu ägedalt edasi, et ekraanil on see info olemas ka teil ja tutvuge ja võtke kasvutreeneritega ühendust, et selles mõttes see on selline lihtne viis, kuidas kraadida, kus te olete ja kaasada meeskonda sealt kohe teha üks start uue aasta alguses. Aga suured tänud ja kohtumine järgmine kord. Aitäh!